kuidas seda nagu mõista? Millest tekib üldse selline ülitundlikkus elu ja toidu ja ümbritseva suhtes? See tundlikkus ongi selline, siin on võib-olla 2 tähendust ka, kuidas inimesed endale, iga sõna ja iga see tundlikkus on ka ju narratiiv, on ju, meil on igal ühel oma lugu on seal taga ja võib-olla siis üks tüüp lugusid, tundlikkus on nagu see, et ma olen tundlik nagu mingite väliste impulsside suhtes, lõhnad, maitsed, teiste inimese tunded, kõik sellised asjad, et ma olen nagu ülitundlik. Mis see tähendab? Kui see mind ei sega, siis vahet ei ole, kuidas ma seda lugu, aga kui see mind segab, siis ma alati mõtlen, mis see mind segab. Mõni tuleb, ütleb, et ma ei saa siin olla, siin on sellised lõhnad. Selle inimese, ütleme niimoodi, et keha on liiga täis. Ja täis mitte häid asju. Ehk siis ta ei selekteeri enam seda ära. See on nagu selline, kuidas ma ütlen, kui maks on liiga toksiline, siis tavaliselt meil tekivad sellised asjad, et meil on see, et siin haiseb ja siin on paha. Ja samamoodi on ka teatud mineraalide puudus. On see, kui me hakkame kogema mingisuguseid ninateemasid, mõni ei tunne üldse lõhna, ja mõni siis hakkab ülitundlikkust tegema, ehk siis ka nagu toitainete puudus võib seal olla just mineraalide tasandil. Et jälle see toit on siin A ja O igal pool, et see on ju see kütus, mida me siis tarbime. Mis on need mineraalid võib-olla mõned tähtsamad, mis ise nagu oskad nagu öelda puusad praegu, et näed, see võiks olla kindlasti esindatud kas siis loomulikul viisi läbi toidu või siis ka toetatuna või täielikult toidulisandina juurde võetuna? Minu maailmas on niimoodi, et üksikult võetavad toitumisterapeut ütleb, et toidust saad sa kõige paremini kätte mikrod ja makrod, ehk siis kõik need ained. Kuna meie toit, miks me saame? Sellepärast, et toidus ei ole mitte kunagi ühte mingit mineraali sees. Nad on väga, nagu looduses ei ole midagi juhuslikku, nad on väga täpselt kokku pandud, et nad imetuksid meie kehas. Seega mina ei pea nagu väga sellest, et võtta üksikut vitamiini, sellepärast, et meie keha ei ole ta ei ole loodud omandama ühte asja korraga. Ehk siis mina tarvitan ikkagi komplekse ja ma tarvitan kindlasti mitte tableti kujul, vaid liposoomseid. Vedela kujul siis? Ei, nad ei ole ka, mina kasutan doTERRA tooteid ja seal on väga mõnus pulbri kujul selline pulber, kus sees on kõik mõnusad mikrod, makrod ja rohelised toitained veel, ta maitseb ime hästi, vee sees teen, joon ära ja ta pulbrina valan, aga ta on liposoomne ikkagi. Mis see liposoomne tähendab? Liposoomne tähendab seda, et nii-öelda need ained, mis peavad minu rakuni jõudma, kõik need asjad, need ained, jah, nad nagu salvestatakse kapslisse ja siis nad jõuavad rakku paremini kui kapsliga, sest kapsel läbib siis selle seedesüsteemi, ta ei pruugi sealt imenduda kõike ja väga palju head kraami läheb raisku. Üldse mis mingid juttega, et osad toidulisandite kapslid ei lagunegi eriti hästi meie soolestikus. Ka kapslid on tegemist, jah, et millised need, et sisu võib olla juba päris hea, aga see kapsel iseenesest on ka selline, et pluss veel see, et me ju teame, mida me kõik tarvitanud oleme, kas need sooleseinad lasevad nii palju häid asju läbi, kuidas meie ensüümid on, et kas meil on üldse ensüüme, millega toitu lagundada. Jah, et see on päris selline, me oleme päris viltu hakanud elama, päris viltu. Ja jälle me tuleme tagasi selle jutu juurde, et toitumine toidumaailm on läinud nii kirjuks, et seal on nii palju asju, mida täna arvestada ja siis pole ime, et me tegelikult mitte keegi midagi aru ei saa. Ja teinekord on ka terapeudina või toitumisnõustajana, kui sa ei ole teinud endale nagu võib-olla mingit täiendõpet või vaadanud asja laiemalt, siis sa tegelikult ei tea, millest sa lõpuks räägid. Ma ütled, sina seda ei tea, aga ma näen seda, kuidas osad inimesed, kes on ka omandab mingi hariduse, näiteks nõustajana,
tegelikult on näha, et nad ka lõpuni tegelikult on nagu suhteliselt nagu ebakindlad, tegelikult ei saa nagu lõpuni võib-olla ka aru, ei oska seletada mingeid asju. See on nii lai. Netis oli kunagi üks video, Rene näitas mulle seda kunagi, kuidas ma ei mäleta enam see nimetust, tahaks täiega üles otsida selle, äkki ma leian ja panen selle saate kirjeldusse, kui mul õnnestub, aga see oli soolestikust seest siis kaamera pandud tagantpoolt siis sisse nii-öelda, et näete siis soolestiku seinasid. Milline on siis puhas soolestik ja terve soolestik, kus puuduvad haigused ja erinevad sümptomid erinevates vanustes. Ja mis on siis, kui on haigused erinevates vanustes ja nii soolistes inimestes ka, milline soolesein siis on? Sest meil on juttu, et sooleseinad öeldakse, et see sodi või jääkaine, mis sinna kinni jäävad, et see ei ole tõsi, et seal ei jää midagi kinni. Aga see video näitas nagu selgelt, kui on mingid vähid või mingid haigused, siis see soolestikusein ei olnud enam nagu eleroosa ilus, vaid ta oli nagu ikkagi nagu paksu kihi all. Ja siis seda videot vaadates sa saidki aru sellest, et aga nüüd toit tuleb peale sinna, neid läbib seda samad soolestikku, neid kurde asju. Aga kui sul on ei olegi näha neid seinu, mis tegelikult toitu vastu võtavad soolestiku seinu, vaid on mingi kiht, mingid muud värvi või mingid muud asja. No siis kuidas saabki see toit sealt läbi üldse minna? Takistus on niivõrd suuliselt. See oli nii ja video, see oli natuke rõve ka, aga see oli nii ja video, kus oli tõesti näha, et mida haigem inimene on, seda jubedam on tegelikult soolestikku nagu seinad või see olukord sees sul. Ja me ei näe seda enda elus igapäevast. Peeglisse vaatas, ma ei saa aru sellest enne. Võin ka mõnikord näeb näost ära mingid haigused võib-olla või mingid ilmingud, et sul võib olla probleem mingi asjaga, aga üldiselt sa ei näe, mis toimub soolestikus ja see on ju igapäevane protsess, mis kogu aeg töötab. Kogu aeg, kui me sööme, joome, kogu aeg töötab. Et hästi huvitav oli seda nagu näha. Ja just täpselt nii ongi ja sellepärast on. Ja ka me ju teame, et okei, et ma söön juurvilju, et ma sööngi ja hea meelega söön. Aga samas me teame, et see, mida mina lapsepõlves sõin, see kaalikas ei ole üldse enam see kaalikas, mis siis oli. Seega, kui ma tahaksin toidust saada kõik mu toitumisnõustajatest kolleegid, kui ma tahan toidust saada kõik vajalikku kätte, siis ma pean sööma ämbrite täiteviisi toitu. Ehk siis mina... Ja puhast orgaanilist. Just ja veel puhast, jah. Ja kust ma seda saan siis ka kõike. Et see on nagu nii keeruline, et mina olen ikkagi toidulisandite usku, aga kindlasti valida, mida siis võtta ja millal ja millega ja kuidas. Ja ma olen ka vee usku, mul on oma kindel vesi, mis on siis mineraalidega, mis on ka minu jaoks väga oluline, et me ei jooks nii-öelda puhast vett, mida siis... propageeritakse, et mis see puhas vesi siis on. Steriilne vesi. Surnud vesi. Surnud vesi, just. Rääkides nendest mineraalidest ja siis sa mainisid ka seda rohelist segupulbrit, mida sa tarbid. Kas need on sul endal müügis ka tootena, mida sa edasi müüjana ka müüd või on sul soovitada kuhu nagu minna, kui keegi tahab näiteks proovida? Kui te soovite seda, siis mina annan kaasa oma nõu ja kõik muu, mida võtta, kui teil on mingi sümptom, mida te tahate, siis leevendada või te tunnete, et teil on kindlasti midagi vaja, siis see on küll, et kirjutage mulle otse, et see, ma saadan teile siis lingi, kus te saate kõik need tooted 25% soodsamalt ja te saate ka minu nõuanded alati kaasa. Just, nii et kasutage võimalust. Jah, et see ei ole niisama, et ostad kuskilt ja ise pusid, vaid et sa saad minuga natukene kaasa. Mis hetkest tasub keha kuulama üldse hakata? Ja kust maalt võiks keha mitte kuulata ja usaldada mõistust või siis ratsionaalsust või füüsilise maailma peegeldust, kui keha nagu ei anna mingit märku, ma olen nagu nii ära tuimestatud juba, võib-olla ei olegi midagi viga, või see tundlikkus on nii madal, et ma ei ole õppinud nagu olema nagu tundlik, vaid ma vaatan hästi ratsionaalselt. Kust maalt nagu, kuidas see tasaga nagu leida? Või siis, et ma peangi seda normaalsuseks, mis mu kehas toimub. Ehk siis meil on ju ka need kurikuulsad laused, et vaata passi ja kui ei valuta, järelikult oled surnud ja nii edasi, et see ei ole päris minu arust okei. Et ehk siis minu arust on väga lihtne asi praegu kõige tavalisemale inimesele, et sa peaksid oma keha kuulama, kuigi sa tunned, et sa teed sporti, sa teed kõiki asju hästi, aga su vöökoha ümbermõõt ei, ütleme niimoodi, et kui naistel ta on üle 78 sentimeetri,
ja meestel seal oli alla 90 sentimeetri vist. Ehk siis, kui sa näed, et su keskkoht hakkab ikkagi sealt nabakohast natukene paisuma, siis võiks juba hakata keha kuulama, isegi kui sa ei taju veel kuskil mitte midagi. Et see on üks koht. Ja või üldse, kui sa lähed peegli ette ja sa vaatad, et kõik on nagu hästi, aga tal ei ole mingites kohtades enam proportsioone, siis tasub ka kindlasti vaadata üle, et kas mu elustiilis on midagi valesti või siis, et see tervislik toitumine on ka väga ebamäärane, et ma arvan, et ma söön tervislikult, mul väga paljud inimesed jõuavad ja nendel on väga teadlik tervise toitumine, aga kui me teeme läbi selle Hiina meditsiini diagnostika, need küsimustik, siis ma vaatan, et see toit talle üldse ei sobi, et see teebki. Näiteks üks naine mul oli niimoodi, et ta ütles, et ta oli suht teadlik toitumisest, aga tal oli mingi 15 kilogrammi ülekaalu oli. Ja ta tuli ja me ei teinudki, me tegime selle diagnostika ja me vaatasime üle, et me tegelikult ei muutnud tema plaanis midagi, me eemaldasime lihtsalt 3 toiduainet tal sealt. Ja tal poole aastaga on nüüd läinud 10 kilo alla. Lihtsalt ilma, et ta oleks rütmides midagi, ta ütles ka, et ta ei taha midagi keerukat, ta ei taha mingit dieeti, mitte midagi ta ei taha. Millega mina olen väga nõus, et peas, et oleks väga lihtne ja ta ütles, et talle ei isuta ka nende toiduainete järgi enam. Et ta ütles, ta ei teagi miks, sest ta oli teadnud, et see on tervislik ja sellepärast sõi. Aga see tema kehale üldse ei sobi. Et neid asju on ka nagu hea vaadata. Minu arust see, kui me mõtestame selle toidu ära, siis toit on kütus. Kui me ei anna kehale kütust, kust me saame ressurssi, me võtame sellest Hiina meditsiini neeruessentsist, ehk siis sellest elu, see, mis meile anti kaasa, mis meie vanemad andsid kaasa. See, mis ressursist. Just, me võtame selle ära ja see tähendab seda, et see terve olemise aeg lüheneb. Iga kord, kui ma seda teen, iga kord, kui ma panen suhu kiirel perioodil kommi, igal perioodil, kui mul on kiire ja mul keha karjub vee järgi ja ma võtan Coca-Cola, siis ma tean, et ma võtan seda, et ma liigun, võtan praegu oma elu energiast. See on päris karm. Aga see on nii. Aga me kõik teeme seda. Aeg-ajalt kindlasti. Mina kindlasti teen aeg-ajalt seda sama asja. Sa oled noor ka veel? No jah, aga ma näiteks tajun, et ma olen ennast väietavalt viimased 10+ aastat ikkagi võrdlemisi hästi hoidnud terve eluna. Ma ei ole nagu suitsu ja alkoholi tarbinud üldse nagu sellise viisil ja ühe korra elus ainult purjus olnud ja suitsu pole proovinud ja narko pole teinud ja et mul on nagu see pool juures, et ma täna nagu siis mõnes mõttes mõtlen, et hea küll, kui ma praegu söön mingit jama nüüd, siis ma olen suht hästi ennast hoidnud, et ma annan andeks endale, aga mõneks teen seda väga vähe, et aga ma võin kukkuda ka, ma arvan, et vabalt sellesse kategooriasse, kes arvab, et ma olen hullult tervislik ja toimetan ja näidud on korras olnud ka mingitel aastatel, aga tegelikult pole mingit toiduaine, mis mulle tegelikult üldse ei sobi. Aga ma ei tunne seda. Just, veel ei tunne. Veel ei tunne. Ja seal ongi nagu see koht, kus me saame nagu rääkida, et väga ei pea muutma nagu midagi ja tekib see aha-efekt. Ja kui tekib selline, ma kuulsin su lugu praegu, et ma olen hullult hoidnud ennast ja küll mul läheb kõik hästi ja ma võin seda saab ära koputada. See on siis koputamisteraapia tuleb siia sellele, et mul lugu on nagu nii selge peas, et nii on ja ma selle järgi käin ja ma ei lasegi mingil muul lool tulla. Siis see aitab seda lugu muuta. Ehk siis meil on ka, miks EFT on ka jälle selline hea vahend, et meil on ju ajul on ka piiratud maht, mis meil seal on. See ei ole lõputu. Ta on küll väga-väga suur, aga ta ei ole lõputu. Et ütleme niimoodi, et kui mul on nagu oma mobiil on ju, ja kui mul on seal sees pildid ja mu mälu saab täis, ma ei saa sinna uusi pilte laadida. Meie ajudega on täpselt samamoodi. Et see EFT aitab teha ruumi uuele. Ehk siis koputamistehnika aitab teha ruumi uuele, kui mu need failid on täis. Ja okei, et ma küll kuulen, mis sa räägid, aga see ei mahu mulle kuskile failidesse. Mul ei mahu seal seoseid tegema uusi asi. Et siis see koputamine on seal, nagu, ta on nagu ruumitegijaga natukene. Ehk CFT-ga saab mõne mõttes ka neuroloogiliselt vaadates siis, või neuroplastikat vaadates muuta ka enda uskumusi. Jaa.
sellega saab väga muuta uskumusi ja teate, mis on öelnud Bruce Lipton. Tema on väga suur EFT fänn. Ja tema on öelnud seda, et EFT aitab toetada geenide aktiivsust, tervist